Pisike Anne on saanud 3-kuuseks ning kuigi Stiinal imetamisega seni probleeme pole olnud, on tal tekkinud küsimusi, millele ta loodab vastuseid saada imetamisnõustajalt. Kõige parem indikaator selle kohta, kas laps saab piisavalt süüa, on beebi kaaluiive. Seepärast kaalub imetamisnõustaja vastuvõtul lapse alati ära. Et ma vaatasin, et teie kaaluiive on hästi ilus. Et me hakkame vaatama seda kaalu kõige madalamast kaalust ja kui tema sünnikaal oli 3 kilo 800, kõige madalam kaal oli 3 kilo 660, ta praegu on 7 kilo 40, siis kaaluiive on 3 kilo ja 380 grammi. Ja kui me nüüd isegi jagame selle 3-ks, siis me saame seal, ütleme ligikaudu 1000 grammi kuus, isegi 1100 grammi kuus, et seal me loeme niimoodi peale esimest elukuud normiks umbes 500 grammi kuus, et ta on ületanud normi mitmekordselt, eks. Imetamisel on oluline, et beebi oleks hästi ema vastas, kõht vastu kõhtu, tema pea ja selg ühel joonel ning nägu pööratud ema rinna poole. Beebi nina peab olema kohakuti rinnanipuga, siis saab ta rinna haaramiseks pea pisut kuklasse lükata. Beebit tuleks toetada nii kukla tagant kui ka selja ja pepu alt, et tal oleks mugav. Mingil juhul ei tohi pead rinna poole suruda. Et tema selge turi ära ei väsiks, võiks lapse tõsta padja abil rinna kõrgusele. Et tulekski siis jälgida, et ma praegu näen, et ta võtab rinda ilusasti. Et võimalikult palju siis seda rinnanipu saaks lapsele suhu pista. Siis jälgida, et need põsed oleksid ilusti pruntis. Ja et lõug oleks hästi tihedalt vastu rinda. Ja kõik on ilusti. Kuigi siiani on Annel ja Stiinal imetamine hästi kulgenud, on Stiinal siiski tekkinud küsimusi. 3-kuuseks oli, siis ma olen kuulnud, et umbes selle ajapaiku tavaliselt on titadel tissistreik. Et umbes sellises vanuses lapsed arenevad väga kiiresti ja hakkavad rohkem nagu vaatama nii-öelda emast väljapoole ja maailm, kõik helid ja hääled ja värvid ja kõik, mis liigub, see on nii huvitav ja võibki juhtuda see, et nad just nagu unustavad süüa ja beebid siis ei soovi rinda ja emad on väga mures, et midagi on nüüd halvasti. Kui 3-kuune beebi ühtäkki keeldub rinda imemast, paneb see emasid muretsema. Tavaliselt on rinnast keeldumine seotud maailma avastamisega ning kõik ümbritsev on nii huvitav, et söömisele pole päeval aega pühenduda. Sageli tehakse see tasa öösel ning muretsemiseks põhjust ei ole. Selleks, et beebi tähelepanu võita, võib kaela panna värvilise kaelakee või hoopiski imetada teda hämaras toas või pakkuda rinda vahetult peale ärkamist, kui beebi on veel unine. Selline tissistreik möödub mõne aja pärast iseenesest, mõnel lapsel kiiremini, mõnel aeglasemalt. Rinnast keeldumist võivad põhjustada ka muud tegurid. Selleks võib olla mõni uus lõhn, mis emal peal on, näiteks parfüüm, kehakreem või pesupulber. Või sõi ema hoopiski mõnda tugevamaitselist toitu, sibulat või tšillit. Ka algav menstruatsioon võib piima maitset muuta. Kui ka põhjus ongi piima muutunud maitses, siis muretsema ei pea. Beebi harjub muutunud maitsega paari päevaga ning nälga ta ennast kindlasti ei jäta. Ma olen tähelepanu, et Anne viimasel ajal tahab väga sageli rinda saada, et tihedamini kui vahepeal ikkagi harjumuseks on saanud. See on umbes 2. nädalal ja umbes 6-ajaselt ja ka paari 3-kuuselt ja 6-kuuselt toimuvad nii-öelda need kasvuspordid. Et see ei tähenda, et piim otsa saab, vaid see tähendab seda, et laps läbi selle imemise ja nii-öelda läbi imemise stimuleeritakse siis vastavaid hormoone juurde, et ta suurendab piimakogust või muudab selle koostist. Kui laps soovib väga sageli rinda, ei tähenda see, et piima on rinnas vähe, vaid läbi sagedase ja pikema imemise suurendab beebi rinnapiima kogust või muudab selle koostist rasvasemaks. Sel puhul tulekski beebile pakkuda rinda nii sageli ja nii pikalt, kui ta seda vajab, ning olla palju nahk-naha kontaktis. Kindlasti ei ole vaja kohe poodi rutata rinnapiima asendajat ostma. Alati saab nõu pidada ka imetamisnõustajaga. See on lõppkokkuvõttes ikkagi iga ema enda otsustada, kuidas ta oma last toidab. Aga see, kui hakata nüüd nii-öelda vaheldumisi kunsttoiduga
siis toitma last, siis võibki tekkida see olukord, et rinnapiim hakkab järjest vähemaks jääma. Ema vaatab, et näeb, mul piima jääb vähemaks, hakkab järjest rohkem pakkuma kunsttoitu ja lõpuks lähebki laps üle ainult kunsttoidu peale. Et tegelikult on see mingil määral siis nii-öelda ema enda tekitatud. Rinnapiima tekkeks ei ole vajalik mingeid spetsiaalseid toiduaineid tarbida. Eelkõige tagab rinnapiima tekke see, kui ema sööb korralikult ja tasakaalustatult, joob puhast vett ning saab piisavalt magada. Aga mulle väga meeldib näha, kui hästi sa oled oma titat toitnud ja kui hästi sa hakkama saad, nii et ma arvan, et sul võib süda rahul olla ja võid kohe mõnuga teada, et su tita saab kõhu täis ja kasvab hästi ja et piima jagub. Aga kui on küsimusi, võib julgelt helistada meile või kohale tulla. Aitäh! Jaa, aitäh! Annel on kõht täis ning Stiinal süda rahul. Järgmises osas külastavad Stiina ja Anne beebide võimlemisringi. Iga päev on millegi uue algus, selleks, et miski meie tugevate tšempionite ja võluvate printsesside igapäevaseid saavutusi ei häiriks. Uutel Huggies Ultra Comfort mähkmetel on eriti pehme ja sekunditega imav kiht. Meie kõige kuivemad mähkmed tüdrukutele ja poistele.